oi jah. Keeruline oli seda ratast ilma lahti võtmata sinna praegu saada, aga see laul hakkab juba meil, väikseks hümniks juba saama. Maraton. Võtame Siimu peale, siis räägime täpsemalt. Joo vä? Valmis vä? Väga. Kuule me peame vaatama, mis seis sellega siin on. Ma ei tea, kas sa tead, kuidas need kui istme alla käivad. Mis natuke on nüüd? Ühesõnaga, et aru saadaks, et mis nagu siin täpsemalt toimub, siis sport on täiesti meil elu vallutanud siin, et me lähme täna Tartu rattamaratonile Siimuga, väiksele sõbralikule kruiisile. Võtsime küll suure bussi Martini käest rendist, aga istmed on sees, nii et nagu rattad ikka ei mahu. Väiksesse Peugeot'sse saab ka tavaliselt 2 ratast ära mahutatud, aga nüüd me peame siin mõtlema hakkama, sest siis on kuskil 3-tunnine sõit. Ma ei tea, mis see sinna Tehvandile sõit on Lõuna-Eestisse. Üks kruiis ja regamine numbrid peale ja teeme veits vlogi ka ja vaatame, kuidas meil see rattaralli see siis läheb. Ma kuulsin, et see on Euroopa kõige suurem maastikurattaralli, üle 8000 osalejat, nii et peaks tulema selline tore spordipäev, ilm tõotab tulla ilus, päike juba puude tagant tõuseb vaikselt ja no vaatame. Katsume rattad peale panna ja asume teele. Siim, valmis või? Aga see on päris hea mäng. Oi jah, just Siimuga räägin siin, et kurat, ma ei tea, kas asi on minus või ükskõik kuhu mujal sa lähed Tallinnast ära, inimesed on nii sõbralikud. Ma ei tea, sooja toidu letis müüa inimesed tuleb mulle, tere hommikust! See on riis köögiviljadega ja kas ma olen sinna karpi või panen tänna karpi, et panen kotti ka, püsib kauem soojem, olen mingi, ei, kõik on väga, no ise tead, ilusat päeva sulle. Siuksed inimesed, siis lähen apteekti, Sümelini ostma, venda mingi, no nii, tead siis ikka, et üks kord päevas ainult nädal aega kasutavad. Ma ütlesin, ma lähen maratonile, vahet ei ole, et ma olen spordivõistlust teaks. Maratonil, mis kellel start on siis Tehvandilt, et no kuule, aga jõudu jaksu maratonil siis. Eestis on, ma ei tea, lähed rattapoole, mingi, mis tahad, rehvi sauka, jätta siia 2 nädalat, 70 kulli. Umbes niimoodi, on ju. Aga ma ikka, Siimul meenutas, et Islandilt Skürri pauk. Üks veel. Okei. Jah, et kütuse saime, võtsime midagi sõiduajaks, natuke näksi mingid energiapatoone ja nüüd teeme siin kaubikus ka klassikalise on the road väikse hommikusöögi ja siis purjetame Tehvandi poole. Tegelikult me teeme täna siis 40 kilti, maratoni start oli hommikul juba kell 10. Me läheme kell 1 siis 40 killi starti, sest et ma olen ise siin vähe tõbine haige, praegu päris kõvasti trenni teinud siin nagu noh ikka, eks. Ja eilegi üritasin väikse taastarrenni teha, sest tegelikult peale seda Tallinna maratoni ma langesin täiesti koomasse, palavik 3 päeva ja täiesti haige ja siiamaani lõõrid kinni ja köhagi, et sall kaelas võtame sellise poolintensiivse ralli täna ette. Nii et kella 1 siis saame, ma arvan, sellised soliidselt 1,5–2 tundi purjetada ja täitsa tagant kuskil stardime 4000 või mis on see stardinumber oli? 6900 on stardinumber, nii et no võite ise arvata, et kust kohast me kuskilt peame ettepoole purjetama hakkama, aga no pole hullu. Anyways, sööme ja näeme siis Tehvandit. No nii, palkamiskohta leidud ja vaja käepelt riided vahetada sellest, et me panime rattad Elva juurde finišisse, tähendab, et siit on 24 kilti vaja soojenduseks starti puretada. Meil on mingi tund aega, nii minna aega, et stardimaterjalid kätte saada 24 kilti, nii et ma ei tea, mis maa meil siin asju võib alati juhtuda, nii et läheb natukene kiireks. Suurkaamera jääb nüüd kotti, kaasa tuleb meiega ainult GoPro ralli jaoks ja vaatame siis, näeme teiega juba stardis, kui materjalid käes ja numbrid käes, siis saame võib-olla natukene pikemalt jälle möliseda. Siim! Valmis või? Tõmbas pandeksid jalga. See paks rehv ei liigu. Ma ei tea, kas see jõuab. Praegu purame lihtsalt täiehooga. Kõik on ammu läinud juba. Finišialast bussid tühjad. Loodame, et maanteelt kuskilt purjetab Siimu sõber meile vastu. Ma olen juba kotis omadega. Uhame siin kuradi vastu tuult.
2 hullu, jalad juba täis, aga õnneks Siimu sõber leidis mind ülesse. Ma praegu ootab bussi, et jõuame ikka õigeks ajaks. Tervitus kõik jonksus. Närv ka sees, Siim või? Jah, ei ole. Ei ole. Ma arvan, et siin ei kuku keegi. Väike põie, kes pressib peale või? Kerge pissikus on. Näita prilli. Siim Rõska. Finiš on seal. Vaata, kui palju rattureid. Aga asi on läbi, show on läbi. Sõit on läbi, Siim on meil tulemata. Ootan teda siin vaikselt. Pidi mulle helistama, kui mingit läbi panin mäsa ka, sõrm puruks, jutud, kõik põlved puruks. Noh, jälle tagant alustad, Sigri-Migri käis terve aeg, aga kõva mölg, kõva vaatad, kui Siimu saab, siis võtame asja kokku. Küünarnukk ka täitsa sodi. Aga nii see asi käib. Järjekordne medal kaelas ja tuju hea, pole midagi, alkovaba õlle anti ka näppu ja päike paistab, mida veel elult tahtana, väga äge. Ma tulin kuradi finišisse, mõtlesin, et tõmban kuradi nokka vaata, panen tagaratta veel paar seda sammu, aga ma järjestan selle kõik pehmed mu jalad on. Tulin finišisse, sain pildi ära, muidugi ainult loll jälle, 100 ratturit nulgust panin koolme sinna kuradi finišisse küllil, kõik asjad puruksid. Aga loodame, et pildi sai hea, eks pärast näis. Head töö. M17 vanuserühma võitja Madis Mihkels. Ta elagu, ta elagu. Ta elagu, ta elagu. Näita medalit. Päris nice. Kuidas oli? See oli päris kiiresti ju. Tagarattal vaata. Aga ma arvestan, kui pehmed mu jalad on, seda ma arvestan ju. Tõmbasin ülesse ja kogu lugu lihtsalt pedaalis jõudu ei olnud, tõmmata ei jaksanud vaata. Vaatasin pidurdit, aga jalad kinni ja klipid kinni vaata. Kukkusin lihtsalt selili. Hõredi ratast peal, tõusin püsti terve rahva ees. Küsisin fotograafilt pildi said vähemalt ja siis läksin vaikselt minema. Väga piirist. Lähen peseme rattad puhtaks. Juurde läksin, ta panin räime koonu. Kangeks hakkab jääma see asi sinna. Mul on nüüd kuradi reie, mis on 2 peale ja see vasak pool täiesti kange. Kain on ka päris terav, aga matsus terve vasak külg. Kuidas sul? Mul on jalad läbi. Mul on jalad läbi. Aga väga äge. Väga uhke enda üle olen mina. Kuidas sa, Siim? Ma olen väga rahul. Väga rahul. Oli veel. Natuke jäi paaki, me arutasime natuke jäi paaki mõlemal veel, aga noh, seal tead, suht raske on sõita ka, kui mingid labürintidele teemed ehitama, et otsi kohta, kus sa saad ja lükka kuradi sisse. No. Pean hakkan ka mingid kuradi mulda ja liiva ja mingid saasta täis, sest et sellised mudasegmendid olid sees, sõitsid läbi järsku seal mingi prillid ja kõik olid mingi musta möga täis. Aga diplomi saime ka, jah. Aeg kenasti kirjas siis sellise treeningsõidu kohta. Soliidne aeg, 1.33, siis
40 kilomeetrit off-roadi rallit. Ja main point on see, et järgmiseks aastaks sai kõvasti parem stardikoht välja sõetud, eks järgmine kord ei pea enam alustama kuskilt viimasest stardigrupist, nagu me seekord seda tegema pidime. Et järgmine kord peaks saama kuskil juba võib-olla soliidsemas starditsooni, mis tähendab, et aeg peaks paranema ja võib-olla sõita on ka natukene stressivama selles mõttes. Kuigi saavutustunne on alati väga suur, kui sa sõidad nagu mul seal maratonil küll, sa kellestki mööda, siis on kõik saavutustunne, et nihu ja ma panen, vaata. Kuigi tegelikult võib-olla ei panegi üldse nii kõvasti, aga tunne vähemalt siuke. Fuck me. Lõpuks kodus. Vaatasin tossu. Siuksest mülkast sõitsin läbi. Ma ei kujuta, et see on ära kuivanud. Ma ei tea, kuidas ma selle puhtaks saan, aga see selleks. Medal kaelas, diplom käes, korda läinud päev. Põhimõtteliselt võib öelda, kui kukkumine välja arvata päris valus on. Ma ei tea, peab vist oma minema puusast pildi tegema. Mul on tunne, et mingi mikromõra või mingi asi seal ikkagi on. Ei tahaks küll eemale jääda praegu treeningutest. Et täitsa jama selles mõttes, aga kokkuvõttes Tartu rattumaratoni kohta ei ole muud öelda kui ainult kuradi head sõnad. Üüberäge korraldussatsile jälle suur thumbs up, et no kui palju inimesi on nagu kaasatud selleks, et üks üritus saaks läbi viida. Muidugi osalejaid oli ka palju, et me vaatasime 1800 sõitjat oli meie sõidus siis, et mul selline 1.33 tubli 159 koht järgmine aasta peaks palju paremalt positsioonid startida saama ja Siim ka üüberäge vend üldse ei sõida tegelikult nagu eriti rattaga ja tuli täna pani sellise pingutuse, et väga soliidse ajaga sai need 40 kilti ilusti läbitud ilma kukkumata ja elus ja terve kenasti. Nii et kokkuvõttes väga äge, suur aitäh Tartu rattamaratoni pundile sellise ägeda asja urgunnimise eest ja eks vaatab siis järgmine aasta võib-olla see 89 kilti, et kuulsin, et seal vennad panid mingi 2,5 tunniga selle läbi, et no päris rets. Endal jalad ja kõik pidasid kenasti vastu, ma olen siin viimasel, ma olen aru saanud, kui eelmises episoodis rääksin ka, et mul kuradi rühiprobleemid ja bla 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 ja mis siin millega kõigega vaja tegeleda on ja eks ma vaikselt siin selle kõigega tegelen ka mingi sellise jõuharjutustega, olengi siin viimased nädal aega natuke rahulikumalt võtnud ja kuna haige olin ka, et natukene konditsioneerida ennast ja nii. Aga egas nüüd muud polegi, sama viga ei tee nagu eelmine kord, et ei söö, ei joo ja ei puhka, et peale maratoni nagu ma haigeks jäin, jooksumaratoni. Nüüd on söödud, joodud ja nüüd lähen puhkama ka ja kas muud polegi. Teege ka sporti ja sügis tuleb neid rattaüritusi on igasuguseid veel, ma tean 23. siis on Kõrvemaa rattamaraton, kuhu ma ka kindlasti plaanin minna. Nii et olge teineteisest head, hoidke jalgpedalile lõborel kokku öö ja näeme teiega järgmine kord. Tšau. Tantsi Siim. Siim tegi maratoni. Tund 44. 9. Maraton. 2018. Nüüd Veenusest, täna Veenusest. 100. No nii. Soomlastel on iga asja jaoks üks sõna. Nüüd pidu hakkab alles. Ei tule. Lukud. No possible. Nüüd pidu hakkab alles. Nüüd pidu hakkab alles. Nüüd pidu hakkab alles.